Tere, kallis kuulaja! Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuulad raadiot Roosa Raadio. Minu tänaseks külaliseks on minu hea sõber ja endine kolleeg Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis, Estra Tõnisson. Me rääkisime keeleõppest, me isegi võib-olla natukene rääkisime liiga palju keeleõppest ja muidugi Estra kirest, kuninglikust perekonnast. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Mina usun, et kui me õpime teisi tundma, siis me õpime ennast ka paremini tundma. Ja minu vastas istub täna inimene, keda ma tunnen ja tean juba, no ütle kui kaua? 8 aastat. Tere, Estra! Tere, Maigi! Kuidas sul läheb täna? Ma arvan, et hästi. Ma tegelikult tean, et sa oled natuke närvis. Ja see on minu jaoks täiesti uus olukord. Aga kas sa läbi selle mõistad ka õpilasi paremini? Ma ei olegi praegu sellele õpilase seisukohast nagu mõelnud. Kui sa mõtled sellist klassi ees vastamist või eneseväljendust, siis ma olen varem ka proovinud ennast õpilase rolli panna, eriti kui ma ise näiteks pean osalema mingisugusel koolitusel või kursusel, et kevadel mul õnnestus osaleda ühel online kursusel, mis toimus Zoomi vahendusel ja tegelikult juba see 2-3 päeva seal keskenduda ja arvuti taga tähele panna ja osaleda oli päris keeruline. See kursus, kus sa osalesid, oli teemal vaimne tervis, eks ole? Jah. Räägi, mis sa sealt teada said? Me oleme natuke sellest rääkinud, aga mis see kõige olulisem on õpetajale? No selle kursuse põhimõte on võimalikult paljudele Eesti inimestele, mitte ainult õpetajatele, vaid igale ühele meist anda esmaseid oskusi, kuidas aidata inimest, kuidas märgata kedagi, kellel oleks abi vaja, kuidas temaga kontakti leida, kuidas anda talle võib-olla kätte mõni suund, mida ta peaks tegema. Ja tegelikult seda kursust on igal ühel võimalus peaasi.ee lehe vahendusel läbida. Mis see üks asi on, mis sa nagu võtsid sealt kaasa? Või mida sa pärast seda kursust teistmoodi nagu tegid või proovisid või katsetasid? Juba selle kursuse raames anti üks kodune töö, üks selline vestlus läbi viia, kas siis kolleegi, pereliikme või õpilasega, kelle puhul sa märkad, et temaga võib-olla ei ole kõik nii, nagu tavaliselt on olnud, et on tal siis tuju kehvem või ei lähe tal nii enam hästi või ta ei suhtle enam nii ladusalt. Ja põhiline, mida seal õpetatakse, ongi selline 5-astmeline käitumine, kuidas seda vestlust läbi viia. Et kindlasti selle kursuse läbinud ei ole mingisugused vaimse tervise spetsialistid, aga just selline esmane oskus läheneda inimesele, mida me mõnikord ei julge teha, kui me näeme, et inimesega võib-olla ei ole kõik enam tasakaalus. Issand, me alustasime nüüd nii tõsisest teemast, aga tegelikult tulem tagasi. Mul lihtsalt läks kuidagi selle juurde, sest sa mainisid seda ise. No mulle tundub, et sa võtsid sellest kursusest nagu osa ja sa ütlesid, et sul selline eneseületus, et sa töötad teadlikult selle kallal, aga võib-olla küsin su käest, et milline sa õpilasena olid? Õpilasena olin ma väga uudishimulik. Mulle meeldis tegeleda väga-väga erinevate asjadega. Ema on rääkinud, et ma ei püsinud absoluutselt paigal. Juba päris pisikesest peale. Mulle meeldis tegeleda näitlemisega. Mind pandi muusikakooli, kuna ma käisin muusikaklassis. Hiljem tegelesin, tollel ajal olid siis oktoobrilapsed, juhendasin neid. Väga meeldis esineda, laulda kooris, laulsin väga palju aastaid ja samas tundides oli mul lihtne, mulle jäid asjad kergesti meelde, ma ei mäleta sellist õppimise koormust või raskust, et võib-olla see tuli hiljem gümnaasiumi ajal, kui pidi rohkem vaeva nägema, aga samas selline mingi rahutus oli sees, et tollel ajal meie klassijuhataja harrastas sellist karistustest, kes tunnis paigal ei püsinud, siis pandi poistega istuma. Et see võiks siis selliseid rahutumaid hingi natukene rahustada,
aga noh, sellest piisas umbes 2 nädalaks, et siis ma harjusin oma uue pinginaabriga ja jutustasin temaga edasi, et sellised tunnis segamise ja jutustamise, vahele segamise märkused olid minu päevikus üsna sagedased. Et selline pigem marakratt, jah? No vot, ma ei tea, ma ei mäleta ennast nagu marakratina, aga kui klassijuhataja tunnis või lastevanemate koosolekul, ma täpselt nüüd ei mäleta, kas äkki ema seda rääkis, loeti ju ette tookord nimeliselt märkuste hulk, siis oli üks noormees ja mina olin siis teisel kohal märkuste arvu poolest. Ma kahjuks ei mäleta, mis klassis see võis olla, äkki 3., 4. klass. Appi, kui huvitav, Estra, ma poleks ette kujutanud seda. Aga õpitulemused olid sul head, jah? Jaa, tol ajal olid ju igas koolis autahvlid, kuhu pandi pildid hästi õppijatest, et seal ma rippusin ikka päris mitu aastat, jah. Nii et mõlemas, nii seal märkuste autahvlil kui siis... Jah, see ongi just nagu huvitav, et aga gümnaasiumis... Gümnaasiumis ma jah kuidagi rahunesin selles mõttes, et neid võib-olla see õppimine pakkus mulle rohkem pinget. Kas sa juba siis huvitusid inglisekeelsest maailmast? No tollel ajal see inglisekeelne maailm oli suhteliselt piiratud, võib-olla isegi õpiku ja vihikuga, ega seda inglisekeelset materjali ma küll ei mäleta, et kuskilt mujalt oleks väga võimalus olnud hankida, aga huvi inglise keele vastu tegelikult, ma võin öelda, oli mul juba esimesest tunnist. Inglise keel tollel ajal algas 4. klassist ja tollase Tartu 10. keskkooli legendaarne inglise keele õpetaja Tiiu Loog, kes õpetas meid gümnaasiumi lõpuni, kuidagi selle sama mustvalge raamatu ja vihiku ja töövihiku abil oskas minus seda huvi selle keele vastu tekitada. Nii et sa õppisid võrreldes tänapäeva noorega, kes saab seda inglise keelt ju uksest ja aknast, oli ainult see õpik ja töövihik? Jah, isegi kuulamisülesandeid ma ei mäleta, et me oleksime väga teinud. Ma tean, et seal inglise keele klassis olid laudades sisse ehitatud mingisugused audiosüsteemid, seal rippusid kõrvaklapid ja me alati nurusime õpetaja käest, et millal me saame neid proovida, kuulata, pähe panna, need kunagi ei töötanud ja me saime ilmselt neid katsetada minu mälu järgi vast 2 korral. Et mida me sealt kuulasime, ilmselt me kuulasime seda või tegelikult ma mäletan seda, et need olid ka selleks, et õpetaja sai meid nii-öelda pealt kuulata, et näiteks väga tavaline oli ju keele õppimine sellisel lugemise ja tuupimise meetodil, et pidi hästi palju tekste lugema ka kõva häälega ja õpetaja siis oma süsteemi nuppu vajutades kuulas meid pealt ühekaupa, kuidas me lugesime ja siis rääkis meile kõrva, kas siis kiitis või parandas vigu või selline huvitav süsteem oli. Väga huvitav selles suhtes, et aga kuidas sa tundsid, et sa õppisid keelt nagu täiesti nagu kapslis võime öelda kapslis? Selles suhtes kapslis. Ja. Kuidas sa selle keele siis nagu selgeks said gümnaasiumi lõpuks, et kuidas sa ise nagu hindad praegu õpetajana, et mis tasemel sa olid? Ma isegi ei ütleks, et ma gümnaasiumi lõpuks selle keele selgeks sain, sest mu salaunistus oli tegelikult minna ülikooli õppima ja kuna siis 90. aastate alguses oli inglise filoloogia number 1 konkursiga eriala ülikoolis ikka väga kaua aastaid, sest see oli ainuke võimalus tegelikult võõrkeelt laiemalt tundma saada, seda kultuuri kogeda, õppida ja sellepärast sinna oli väga suur tung. Ja ma pean ausalt ütlema, et ma olin kuidagi arg, et ma ei julgenud sinna ülikooli minna, aga see unistus mul oli küll, jah. Ja siis ma jõudsin teist teed pidi. Aga räägi, kuidas sa jõudsid? Ja ma läksin tegelikult koos sõbrannaga Tartu õpetajate seminari õppima klassiõpetajaks, mis oli just uus reformitud hariduse osa algklasside õpetajast, siis sellise laiahaardelisema õpetaja eriala suunas. Ja seal oli meil vaja spetsialiseeruda, lisaeriala, valida mõned ained, mida me saaksime õpetada 6. klassini. Tollel ajal oli seal selline süsteem ja mina muidugi valisin 1 aineks inglise keele. Ja siis lõpetasid ja läksidki ju tööle? Jah, ma alguses läksin tööle
algklasside õpetajaks, sain oma elu esimese klassi, väikesed 7-aastased õpilased ja kuna koolis märgati seda, et mul on huvi inglise keele vastu, siis võimaldati mulle ka alguses alustada väiksemate klassidega, kuna ka tollel ajal selles koolis õpetati inglise keelt juba alates 2. klassist, siis sain seal kätt proovida ja heade kolleegide toel areneda, et ma olen väga tänulik selle üle, et see nii läks. Kuidas see ümberõpe toimus? Lõppkokkuvõttes sa ju tegid millalgi otsuse, nüüd aitab algklassidest, et kui kergelt või raskelt see otsus nagu tuli vahetada? No tegelikult, nagu ma mainisin, mul see unistus oli kogu aeg tegeleda ainult inglise keelega ja ega see kuskil ei kadunud. Ja kui tekkis ka kolleegide näitel võimalus osaleda ümberõppekursustel, siis Tartu Ülikoolis selliseid 3-aastaseid kursuseid läbi viidi ja sinna ma siis oma sammud seadsingi. Lõpetasin need ja siis ikka õppimisest veel küllalt ei saanud, siis astusin päris Tartu Ülikooli, siis kandis ta nime Avatud Ülikool, kus ma siis õppisin veel 5 aastat otsa nädalavahetustel ja lõpuks sain siis selle unistuse täidetud, mis see siis tuleb 15 aastat hiljem, natuke rohkem. Kas sa mäletad oma esimest sügist, kus sa läksid nagu gümnaasiumiklassi ette või võtsid oma esimese nii-öelda selle ainult inglise keele õpetaja töökoha? Või toimus see muutus kuidagi? Seda on toimunud kõik kuidagi hästi sujuvalt, et kui ma enne rääkisin, et ma õpetasin päris väikseid ja ma tegelikult olen ka 6-aastastele inglise keelt õpetanud, et kuni gümnaasiumi lõpuni, väiksest kuni päris suureni. Ja olen kohtunud nende samade inimestega gümnaasiumis, keda ma olen kunagi 6-aastaselt õpetanud eelkooli raames. Et mul on hea meel, et ma olen saanud erinevaid asju proovida. Ja siis sealt kuidagi oli põhikool ja gümnaasium, et hästi sujuvalt läks see, et ma ei läinudki kohe nüüd 10. klassi ette. Osad õpetajad nagu kuidagi eristavad hästi seda põhikoolis õpetamist ja gümnaasiumis õpetamist ja olen kuulnud, et on õpetajaid, kes ei taha näiteks põhikoolis õpetada, et tahavadki ainult gümnaasiumis või vastupidi. Et kas sa mõistad seda ja mis need tagamaad võivad seal olla? Mõnes mõttes ikka mõistan jah, sest eks see küpsusaste nendel noortel on ju väga erinev. Aga samas, kui õpilane on algklassides või 5. seal 2., 3. kooliastmes, siis tegelikult on õpetajal teda palju lihtsam vormida ja teha võib-olla neid asju, mida selline hea keele oskamine eeldab. Gümnaasiumis on seda osa jälle raskem minu arvates läbi viia. Aga ilmselt selle põhjuseks võiks olla jah, see küpsemate või ma ei oskagi öelda, õpilaste seltskond. Kui sa peaksid homne päev valima, kas põhikool või gümnaasium, kas sa teeksid valiku ja millise valiku sa teeksid? No kui see oleks vaba valik, siis ma ilmselt jääksin ikka gümnaasiumi juurde. Sellepärast, et ma olen väga palju sellega juba tegelenud ja... Tunned ennast hästi seal? Ma tunnen hästi ennast, jah. Natuke räägiks sellest inglise keelest. Sa tead minu arvamust, eks ole? Tean küll, jah. Miks teil nagu nii palju kursuseid on? Ütle mulle. Millal see tekkis? Kas alati on nii palju kursuseid olnud inglise keele? No üleüldiselt. Ma ei mõtle nüüd konkreetselt Petersoni gümnaasiumit, vaid üldjuhul vist ikkagist see kursuste arv riigis on ühtlane. 12, 13, 14, umbes selliselt gümnaasiumis. Et miks ta nii suur on? Kas seda on vaja? Ma ei ole mõelnud selle peale, kas teda vaja on või mitte vaja on. Et võib-olla see ei ole päris see küsimus, mida nagu küsida, aga tegelikult ma olen ka õpetanud koolis, kus oli 18 kursust ja õpetati süvaõppena inglise keelt, selle hulgas ka 5-6 kursust näiteks inglise ja Ameerika kirjandust. Nii et sellega võrreldes on meil neid kursuseid tunduvalt vähemaks jäänud ja kuna tegelikult Eesti noorte inglise keele oskus on väga hea ja konkurentsivõimeline, siis seda näitab ka
näitab ka Cambridge'i eksam tegelikult, et mingisuguse väga kõrge siis C1 või C2 taseme saavutanud õpilaste arv igal aastal suureneb ja huvi selle eksami tegemise vastu on väga suur, et nendel tegelikult saab see kursuste arv nii-öelda varem täis. Kas siis see kursuste arv või see maht, mis koolis nagu õpetatakse inglise keelt, kas see viib meie õpilased nii kõrgele tasemele või on see siiski see, et nad juba väiksest peale on sellest? Ma arvan, et see on ikkagi kombinatsioon sellest mõlemast. Aga mängiks selle mõttega, et mis sa arvad, mis siis saaks, kui me läheksime selle baasdokumendi juurde, kus on kirjas, et ma võtan siis saksa keelt 5 kursust, inglise keelt 5 kursust. Mis saaks, kui mõlemat oleks 5? No kindlasti neid C-taseme tulemusi ma arvan, et oleks vähem. Sellepärast, et kõrgema astme eksami sooritamisel ei ole alati oluline see keeleoskus, vaid seal on ka väga palju muid oskusi, mida õpilane peab valdama. Et me ei õpeta ju ainult keelt, me õpetame sinna juurde ka analüüsioskust, kriitilist mõtlemist, loovust, eneseväljendamist, mida paigutatakse nende 21. sajandi oskuste hulka, millest me räägime juba mitukümmend aastat, et tegelikult on just need aspektid, millega tuleb tööd teha. Ja kui selleks oleks aega vaid 5 kursust, siis ma arvan, et sealt võib-olla rebeneks see asi natukene. Milline osaoskus on tänapäeval see kõige piiripealsem, et kus õpilane ei ole tegelikult nii hea? No Eesti noortel kindlasti seesama suuline eneseväljendus ja mitte ainult võõrkeeles, ka kindlasti eesti keeles. Vastab tõele, et tegelikult kuulamine on nagu kõige sellisem lihtsam, ütleme siis. No kui tulemuste järgi vaadata, siis see on neile tundub, et lihtsam, jah, võib-olla nad rohkem viibivad selles YouTuberite või mingisuguses sellises keelekeskkonnas, kus nad on harjunud sellist hästi kiiret sõnade voolu kuulama, et kas see just on sellise kõrge keelekvaliteediga, selles ma ei oleks nii kindel, aga see vastab tõele küll, jah. Kuidas sa näed, et kui sa võtame näiteks 10 noort, et kas kõik valdavad keelt, ma ei tea, B2, C1 tasemel või on ka sellised, kes nagu üldse ei oma seda keelt ja minu küsimus siis on, et kui ta üldse ei oma, et sinu kogemuse põhjal, et mis see põhjus on? No selle küsimuse üle ma olen juurelnud ikka päris kaua ja pikalt, ma ei olegi sellele vastust leidnud, et miks on mõnele inimesele ka ümbritsevas maailmas, kus me inglise keelt nii palju kuuleme, selle omandamine väga raske. Ma olen nende noorte käest küsinud, kellel on raske ja nad ei oska mulle vastata sellele küsimusele. Aga miks siis neile see nii-öelda külge ei hakka? Aga nad kuulavad ikkagi seda või on nad siis Ma loodan küll, jah, et nad ikka proovivad selle nimel tööd teha, et see paremaks muutuks. Ja kui me vaatame riigieksami tulemusi, siis peaks olema see protsent, kes ei saavuta B1, B2 taset äkki kas 20% kõigist Eesti eksami tegijatest, kui ma õigesti mäletan. Et neid ikka on, jah, et arvestades sellega, et kui nad on seda keelt õppinud 3. klassist peale, mõned lausa 1. siis see on õigustatud küsimus, jah. No B1 tase on see, et sa ju põhimõtteliselt saad aru oma väikses teemavaldkonnas põhimõtteliselt. No mina nimetan seda turisti tasemeks, et sa saad hakkama tee küsimisega, toidu tellimisega hotellis, oskad rääkida, nagu sa ütlesid, endale tuttavatest teemadest, nii-öelda saad hakkama tegelikult. See on juba suhtlemiseks ja lugemiseks ja arusaamiseks päris korralik tase. Kuidas sa motiveerid neid õpilasi? See tundub nagu üliraske, mina tundsin seda koolis, et sul on keegi klassis, kes on C1, isegi C2, ma arvan. Ja siis on keegi, kes on seal B1 juures või seal B1 piiri peal. Et kuidas sa hakkama saad sellega? No see on jälle üks raskemaid küsimusi, ma arvan, igapäevatöös, millega tuleb tegeleda. Miks selline innustamine ja motiveerimine, nii-öelda rääkimine sellest hästi palju, võib-olla erinevate ülesannete leidmine neile
Sa korraks mainisid seda 5-6 kursust sellist kultuuri ja kirjandust. Milliseid neid vaba või valikaineid sa praegu annad? No praegu on meil koolis moodulite süsteem, mis tähendab seda, et õpilane valib endale ühe huvipakkuva komplekti nii-öelda aineid, et üksikuid valikaineid on vähem ja moodul, mida siis ka teiste keelte, meil on ka saksa keeles võimalik valida moodulit ja vene keeles, prantsuse ja hispaania keeles, et meil on võõrkeeli päris palju ja inglise keel muutuvas maailmas on siis meie nii-öelda see kodumoodul. Ja ma olen õpetanud erinevaid valikaineid küll, ma olen proovinud ühe korra teha olude sunnil ühte tõlkekursust, mille ma ise kokku panin ja paaril korral ka äriinglise keelt, mis iseenesest oli huvitav, aga kuna see ei kuulu just minu lemmikvaldkondade hulka, siis see oli mulle endale ka paras väljakutse. Milline näeb välja üks business English tund siis? Mis see on siis nagu? Et see on, kursus on meil praegu ka seal moodulis täitsa olemas, et eks ta oli põimitud sellise keeleõppe ja siis võib-olla teemadega, et õppisime seal sellist teemakohast sõnavara, õppisime erinevaid ärikirju näiteks kirjutama, alates kas või eluloo kirjeldusest, mida võib ju kõigil vaja minna. Siis vaatasime huvitavaid edulugusid erinevate valdkondade ärimeeste näidetel, mis on alati huvipakkuvad. Kuna tollel aastal, kui mina seda õpetasin, selline ühisrahastusplatvormid nagu Hooandja Eestis olid üsna uued asjad, siis tutvusime nendega ka, näiteks Kickstarteriga ja et kuidas sellised asjad töötavad ja iga õpilane pidi näiteks valima endale ühe projekti, mida ta kindlasti tahaks mingil põhjusel toetada ühisrahastuse abil. Mis aineid veel või mis nimesi? No loomulikult, mida ma viimaseks jätsin, on praegu mainida, on minu väga pikaaegne lemmik briti kultuur, mis minu jaoks võib-olla ei olegi enam selline tühipaljas õpetamise kursus, ta on nagu hobi rohkem selline, kuna mulle väga meeldib seda teha ja see on selline lemmikaine. Mul on väga hea meel alati, kui on käes periood, kui briti kultuur on tunniplaanis. Ma tean, et sa oled, ma ei tea, kas see sõna on nüüd mingi tähendusega, kui ma ütlen seda valesti, siis paranda mind. Sa oled veidi siuke grupi või? Ma ei tea, mis sa mõtled täpselt selle all. No siuke megafänn. No ma ei tea, kas just megafänn, aga selline pikaajaline huvi just nimelt nagu inglise keelt kõnelevate maade, eriti Briti saarte vastu. Võib-olla on sealt samast põhikoolist alguse saanud, ülikoolis see süvenes, kuna meil oli seal ka eraldi Briti kultuuri ja ühiskonna kursus, et sealt alates mul isegi tekkis rohkem huvi näiteks ajaloo vastu aine, mis mulle koolis ei pakkunud väga suurt huvi, aga just nimelt see Briti kultuuri ja ajalooga tutvumine on seda poolt ka nii-öelda avanud. No see Royal Family, kuidas see eesti keel, kuninglik perekond või? Jah, monarhia, kuninga pere. Vaata, osasi sõnu teadki ainult inglise keeles. Et ma tean, et sa nagu tead nii palju selle kohta ja igast fakte ja huvitavaid traditsioone ja see, kuidas see kõik toimib. Mis siin selle kõige juures nagu selle kuningliku perekonna juures kõige rohkem nagu paelub? Mis asi see üks asi on? See ei ole võib-olla ainult kuningliku pere puhul, see on üldse kogu selle ühiskonna ajaloo ja kultuuri mõju. Et mis mulle meeldib selle juures on see, ja mida ma ka õpilastele räägin, et kuna Inglismaa on niivõrd pikaajalise traditsiooni ja ajalooga ühiskond, siis nad hoiavad neid traditsioone elus aastasadu ja teatud käitumisnorme või sündmuseid või siis seoses kas siis parlamendiga või kuningaperega, nad teevad neid täpselt samamoodi, nagu tehti aastasadu tagasi.
ja see on nagu minu arust nii austust väärt, et sellega hoitakse elus pikki traditsioone, samas tänapäeva inimestele need võivad olla rohkem sellised nagu meelelahutusega seotud või isegi natuke nalja pakkuvad sündmused, aga see mulle avaldab muljet küll, jah. Äkki sa oskad kuulajatele ka tuua mõne näite mõnest traditsioonist, mis sulle endale väga meeldib näiteks? No seoses, kas just see sõna võib-olla meeldib, aga mis just hiljuti toimus ja mille kohta ma lugesin ja teadsin ka enne, on näiteks see, et igal aastal toimub kuningannale kuuluvate veelindude ülelugemine. Kuna teadaolevalt kõik luiged, kes elavad tema majesteedile kuuluvates veekogudes, kuuluvad temale, siis igal aastal suvel korraldatakse selline pidulik luikede ülelugemine, et nad on kõik rõngastatud ja vaadatakse siis, kui palju poegi on sellel aastal sündinud. Peab mainima ka seda, et luik oli kunagi väga, väga tähtsal kohal ka aristokraatide pidulaual, nii et tegelikult oli see luigepraad neile väga, väga peen lõunasöögi osa, aga see selline vormides kuninganna alamad Windsori lossi lähedal, Eatoni kolledži lähedal Thamesi jõel igal aastal siis mõne päeva jooksul korraldatakse seda sellist luikede loendamist. Mis siis saab, kui mõni puudu on? No kindlasti võib seda juhtuda, et mõni on puudu. Eks siis pannakse kirja nagu rahvaloenduski, et tuleb juurde ja jääb vähemaks ja kindlasti see on ka turistidele ja ümberkaudsetele elanikele selline jälle huvitav vaatemäng. Ja siinkohal on aeg väikseks pausiks. Ma vaatan Estrat ja mõtlen, et see on kadestusväärne, kui palju ta teab ja kõigest sellest huvitub. Ja kui palju tema õpilased tegelikult ainetundides sellest võidavad. Ja kas mitte keeleõpetaja ei olegi tegelikult üks väike kultuuri edasikandja? Ma ei mäleta täpselt, sa oled mulle rääkinud palju igasuguseid huvitavaid asju, aga üks oli see, et kuninganna kuhu ruumi ta ei tohtinud kunagi minna? Monarhil ei ole lubatud minna parlamendi alamkotta. Inglise parlament on kahekojaline, lordide koda ja ülemkoda ja alamkoda ja see traditsioon on juba 17. sajandist, kui tolleaegne kuningas tormas alamkotta ja tahtis vahistada saadikuid, kes olid monarhia vastased. Ja kuna sellest oleks võinud kujuneda väga, väga vägivaldne intsident, siis sellest ajast saadik, kui kuningas Charles I ootamatult alamkotta tormas, siis kõikidel järgnevatel monarhidel on sinna keelatud minna, nii et kui ta tahab parlamendi avamiseks kõnet pidada, siis teeb ta seda ülemkojas ja parlamendisaadikud peavad küll vastu tahtmist, nagu nad seda alati välja näitavad, minema siis kuningannat kuulama teise parlamendi ruumi. Kas on veel mõni traditsioon või huvitav asi? No Briti parlamendiga neid hästi palju, neid erinevaid, selliseid just pisikesi detaile, kui näiteks arutelu näidatakse televisioonis, siis on näha seal, et nende parlamendi saal on väga erinev näiteks meie Riigikogu saalist, et seal saadikud istuvad pinkide peal üksteise vastas, on siis valitsus ja opositsioon, põrandal nende vahel jookseb punane joon, mida ei tohi isegi kinganinaga ületada, mis tuleneb ka sellest, et teadaolevalt opositsioon ja koalitsioon on sageli väga erinevatel seisukohtadel ja et ei tekiks konflikte ja ei mindaks võib-olla käsipidi kokku, siis üle selle punase joone ei tohi astuda, et väga paljud tavad ja kombed on seal juba
tõesti aastasadu olnud samad, seal ei ole ühtegi nuppu hääletamiseks tuleb ennast vedada teise ruumi ja anda seal hääl vanal heal paberil. Samuti üksteise poole pöördumine on seal kindlalt reglementeeritud. Pöördutakse saadiku tiitliga, mitte nimeliselt ja väga palju on neid erinevaid. Plaksutamine on keelatud, aga igasugune häälekas poolehoid või siis halvakspanu on jällegi lubatud. Briti parlament on hästi lärmakas alati. Ja vaatad, siis tundub nagu mäsu nii-öelda. Huvitav, tekib küsimus, et miks te ajaga kaasas ei käi, eks ole? Kindlasti tekib, et miks sellist tsirkust teha. Aga nagu ma ütlesin, siis tegelikult see ongi nende riigi eripära ja mul on õnnestunud seal parlamendis ka ekskursioonil käia ja seal sama punaste joonte vahel seista, et see oli väga selline huvitav kogemus, et kui sa ühte nii tuntud ja väärikat paika oled hästi palju uudistes näinud ja sellest õpilastele koolis rääkinud, siis seal ise koha peal seista, see oli väga, väga äge tunne. Ma tean seda, ma käisin Berliinis 2 aastat tagasi seal Reichstagis. Sul on nii palju fakte ja lugusid, et ma vist jääkski kuulama. Aga ma küsin sellise väga kontroversse küsimuse. No viimasel ajal on see ju võib-olla maha jahtunud natukene, aga mis sina arvad sellest, et nüüd lahkusid siis kuninglikust perekonnast? Ja ma olen sellele küsimusele tegelikult mõelnud ja siis ma jälle mõtlen niimoodi, et kas minul on üldse õigus sellest midagi arvata. Et ma ei ole selle riigi kodanik, ma ei ole kuninganna alam, et võib-olla oleks see liiga kollane teema, et kõik niigi arvavad sellest, absoluutselt kõike. Olgu, aga kas sa seda intervjuud vaatasid Oprah'ga? Sa ei vaatanud? Ei. Sa ei vaatanud? Miks sa ei vaatanud? Ma kuidagi... Terve maailm vaatas seda. Jaa. Ma lugesin selle kohta väga palju tagasisidet ja meedia reaktsioone ja nägin mõnda katkendit ja mulle tundus, et võib-olla see rikub nagu minu jaoks ära mingisugused asjad, sest ma tean, et ameeriklaste teadmised Euroopa ajaloost, Euroopa kultuurist on ikka väga öö ja päev sellega, mis meie siin loeme ja näeme. Et see ei pruugi olla päris objektiivne, mida ma sealt kuulen. Aga ma olen kursis, millest seal räägiti. Üsna täpselt, jah. Kas sa oma kursustel räägid ka nendest pooltest? Või jääd sa pigem sinna traditsioonide juurde ja hoiad sellist teaduslikku joont? Et see aeg on seal üsna piiratud, et ühe kursuse raames me proovime avada selle kultuuri väga erinevaid tahke. Et see kuningapere teema on võib-olla selline lemmik, et millest võiks nagu palju rääkida, aga pigem esmane mõte, mis mul on olnud, et ma proovin õpilastele selgitada just seda, et miks 21. sajandil peaks ühel riigil olema kuninganna ja miks riigipea endiselt juhib riiki, kui ta on 95-aastane, mis on ju väga erakordne. Et võib-olla aru panna neid saama nendest asjadest, et kas see on üldse vajalik? On vajalik või? No kui arvamusküsitlusi Suurbritannias vaadata, siis jah, kuninganna viimastel aastatel on olnud väga populaarne, et seda monarhia langemist hetkel seal küll ette näha ei ole. Kas inglise keele langemist maailmas, tänapäeva muutuvas maailmas sa näed ette? Langemist kindlasti mitte, aga muutumist ikka jaa. Iga keel muutub. Milliseks see inglise keel siis muutub? No, kui kooli seisukohalt vaadata, siis ta muutub kasutuselt kuidagi lihtsamaks. Et see just selline keerukama sõnavara omandamine ja kultuuri tundmine või näiteks kirjandusklassika lugemine, et see kahjuks ei ole enam nii populaarne, et pigem ongi see selline sotsiaalmeedia keel, YouTuberite keel, arvutimängude keel, võib-olla see on selline, mis kõnetab noori.
aga on ikka neid ka, kes ütlevad, et nad loevad palju ja just inglise keeles võib-olla valivadki näiteks teose pigem inglise keeles kui eesti keeles lugeda. Jah, originaalkeeles näiteks. Ma guugeldasin sind. Mis sa arvad, kui guugeldada sinu nime ja siis panna pildid? Mis on esimene pilt, mis tuleb? Suureks. Ma arvan, et neid ei ole seal väga palju. Ma arvan, et see võib olla mõne kooli üritusega seotud äkki. Ei, on sul veel pakkumisi? Seal on kooliüritusega ka, aga ma just pigem mõtlen seal esimest pilti. Pärast saad ise üle vaadata, aga... Ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et minust ei ole seal väga palju pilte. Ma siis ütlen sulle. Tuleb esimese asjana, minul tuleb sinu Goodreadsi konto pilt. Teadsid sa, et see sul ikka veel üleval on seal? Jaa, ma aeg-ajalt käin seal lehel küll, jah. Ja. Et sul on, sa oled pannud sa oled hinnanud selline 10 raamatut ise. Keskmine on mitte väga palju, jah. 4,1 vist või? Mis raamatut... See on nagu raamatusõprade Facebook. Jaa. Mis raamatud sul seal on siis top listis? Ma ei ole selle lehekülje väga aktiivne kasutaja. Tegelikult võiks seda rohkem teha ja ma ei ole ka jõudnud väga palju lugeda. Ma tahaksin kindlasti rohkem lugeda. Et mul on isegi kodus mõned raamatud ootel, mida ma sooviks lugeda. Aga kuidagi ei ole nagu mahti olnud või on see lihtsalt ka selline kättevõtmise asi. Aga ma tean, et seal on suhteliselt suvaline valik erinevaid raamatuid. Seal on mõned minu sarja raamatud, mõned inglisekeelsed raamatud. Mis on see üks raamat, mida Estra ma peaksin lugema inglise keeles? Oi, see on küll väga keeruline küsimus. Nagu the one and only. Sest raamatuid on ju žanriliselt nii palju erinevaid. No sinu lemmik siis? Ma loen sinu lemmiku kunagi elus läbi. See on väga keeruline küsimus, mis on lemmikraamat. Mul ei ole nagu sellist ühte lemmikut. Et ma lapsena olin küll väga raamatuneelaja. Lugesin hästi palju. Väga raske vastata selle küsimusele. No ära vasta siis. Võib-olla seal nimekirjas on mõni. No ma pärast vaatan siis. Kui me vaatame nagu seda, et sa loed ja uurid ja koolitad ennast, siis minu küsimus on, et sul on veel aega tegeleda nagu väljaspool ainetundi asjadega. Kui kaua sa koolis istud tavalisel tööpäeval? Ole nüüd enda No ma olen ikka üks viimaseid, kes tavaliselt ukse kinni paneb, jah. Mingi pool kuus. No mõnikord juhtub ka seda, jah. Et oleneb kindlasti ka perioodist, et kui on rohkem vaja ette valmistada, siis olen kauem, aga võib-olla mõnes asjas ma jään liiga detailidesse kinni või jään midagi pikemalt uurima. Võib-olla see aeg kaob nagu sinna ka. Nii et see õpetaja 35 tundi nädalas on sinu jaoks unel? No sellega välja küll ei tule ikka, jah. Ma arvan enamus õpetajaid, kes täiskoormusega toetavad. Selle kohta on ju uuringuid ka tehtud, et see keskmine vist oli üle 40. Jah, oli jah, üle 40. No minul ta võib pingelisematel perioodidel olla vast ikka kuskil sinna võib-olla 50 kanti ka. Kuidas nagu pääseda sellest? Jällegi väga hea küsimus. Kindlasti aitab aja planeerimine, päevade peale ära jagamine, aga kuna õpetaja töö on täis ikkagi väga selliseid erinevaid stahke ja ootamatusi, et sa lähed hommikul tööle ja sa kunagi ei tea, mis päeva lõpuks saada võib. See ei pruugi alati negatiivne olla, see võib ka väga positiivne olla, et midagi võib ette tulla, eriti nüüd seal viimase 2 õppeaasta jooksul ju oleme me kõik seda kogenud, et me sageli ei teagi, kuhu me oma päeva või nädalaga välja jõuame. Aga ma olen proovinud seda, et võib-olla mõned asjad nagu lühemalt teha või päris tegemata ei saa jätta, aga ausalt öeldes mul ei ole õnnestunud. Järelikult ma ei ole õige inimene selle küsimusele vastama. Sina soovitasid kunagi võtta nädalas 1 päev ja varem ära minna. No. Et mul mõned nädalad see isegi töötas, aga ma pidin ennast sundima ja oma asjad nii-öelda kokku tõmbama teatud kellaajaks, et võiks natukene varem endale ukse sulgeda.
no sa sulged ukse, kas siis sulgub sinu jaoks ka töö? Või võtad sa veel pärast nii pikka kogemust tööd koju kaasa? Kui mul tuleb mõni huvitav mõte õhtul näiteks, et võiks seda teha või näiteks ma loen mingisugust meediaartiklit või mõne ainega või valikainega seoses, siis kui ma näiteks neid samu asju loen meediast, Briti meediat, et ma ei tea, kas see on töö või? Ei, no samas see on su hobi. Jah, et ma loeks neid niikuinii. Jah. Aga ma saan neid asju ka töös kasutada. Kas ma tööd koju võtan tööde parandamisega, see oleneb jällegi perioodidest, kui on võib-olla perioodi lõpp või pingelisem aeg, siis vahel olen võtnud, aga ma sageli koolis päeva lõpus kipun olema juba nii väsinud, et ma tunnen, et ma ei ole valmis kvaliteetselt neid töid parandama, et siis ma pigem teen seda võib-olla mõnel muul ajal. Et see on minu oma valik olnud. Sa oled ka palju praktikante juhendanud ju nende aastate jooksul. On tulnud ette küll, jah. Et mis on see üks asi, mis noored õpetajad, mida nad võiksid mitte teha, kui nad klassi ette astuvad? Sa oskad küsida kuidagi küsimusi niipidi, nagu ma ei ole üldse mõelnud nendele. Mina olen mõelnud niimoodi, et milles neil see kogemus kõige õhem on või mida nad veel ei ole jõudnud teha. Olgu. No... Et kõige raskem on terve klassi tunnetamine. Ehk siis seda, et püüda võimalikult palju haarata kõiki õpilasi. Ehk siis kas kõik jõuavad järele, kas kõik saavad aru, mida sa ootad nendelt, mis on see ülesanne. See võib olla, et nad kipuvad mõnikord sattuma dialoogi õpilasega näiteks, kes alati oskab vastata ja siis võib-olla teised jäävad natuke varju. See on kindlasti üks asi, mida ma olen proovinud neile õpetada. Teine asi on see, et võimalikult selgelt ennast arusaadavaks teha, et saada see tulemus, mida sa ootad, et see mingi ülesande või teemaga tahad saavutada. Võimalikult selged juhtnöörid anda, võimalikult konkreetsed. Kas sa oled näinud ka selle aja jooksul inimesi, kes sa mõtled oma peas, sa ei pea nagu isegi nagu kaua mõtlema, aga sa näed, et ta tegelikult ei sobi sinna klassi ette või ta ei taha seal olla? Õnneks mul ei ole olnud selliseid noori. On olnud küll neid, kes on ise tegelikult analüüsinud ennast väga hästi ja öelnud, et ma sain proovida gümnaasiumis ja sain lõplikult aru, et mulle just sobivad näiteks väikesed, et ma tahan jätkata algklassides põhikoolis õpetamisega, mis on tegelikult ju väga positiivne. Ja see praktika kestus või aeg tegelikult ei ole neil ju väga pikk. Aga ma olen saanud tagasisidet, et isegi 2 nädalaga iga päev klassi ees seistes saab juba päris palju õppida ja katsetada. Minu suurim hirm oleks see vist, et õpilased nagu tegelikult oskavad paremini. Kas see hirm minu Jaa, see hirm on minul ka vahel. On just seal samas selles äri inglise keeles mul oli väga sageli see tunne, et ma ei ole nii pädev selles valdkonnas, et see on vist tegelikult... Aga see on tegelikult ju täiesti loomulik, et minul on oma õpilastega juba päris tuntav ka vanusevahe, et nad kogevad ja teavad asju hoopis teistelt elualadelt, teiste nurkade alt, neil on omad hobid, igapäevategevused, erinevad kogemused. Ma just mõtlen just seda sõnavara, mis võib-olla koolitundi nagu ei sobi alati, aga sõnavara poolelt on ju mingeid väljendeid, mida me nagu ei tea õpetajatena, ma saksa keeles. Aga siis ma ütlengi, et ma ei tea. Ja siis nad aitavad sind. Sest ma olen väga sageli seda öelnud, et ju me võtame seal inglise keeles on 500 000 sõna kuskil erinevat, et see ei ole võimalik, et ma neid kõiki tean. Mis oli viimane sõna, mis mõni õpilane sulle tõi nii-öelda kandikul ütles õpetaja? Ei suuda küll meenutada, jah. Need on need uudissõnad võib-olla, mis sotsiaalmeedias... Pigem on olnud tegemist selliste sünonüümidega võetaga, et ma olen nii ka kuulnud ja siis me proovime vaadata, guugeldada
üks keerukamaid asju minu arvates õpetaja töö juures ongi see, et seesama äraseletamine, et sa võid asju ise teada ja tunnetada, kuna sa oled seda eriala õppinud, aga et sa seda edasi oskaksid anda ja seletada, et mitte öelda, et vot nii on ja nii on, sest tänapäeva õpilane ei jää enam selle vastusega rahule, ta tahab täpselt teada, miks see vastus, mis tema on andnud näiteks selles kontekstis ei sobi. Ja keele puhul on minu arust see ikka väga-väga palju keerulisem kui mõne reaalaine puhul, ma kaldun arvama. No keele puhul ju, kui sa mainisid juba sünonüümid, eks ole, ma võiks ju elu lõpuni öelda, this is good. Aga tegelikult ju ma ei kujuta. Selliseid vaidlusi on meil ka olnud, võib-olla just mitte nii lihtsa sõna puhul, aga näiteks seal õpilaste puhul, kes tahavad saavutada seal C-taset, siis ma olen teinud sellise keelatud sõnade listi, et vot neid sõnu me üldse ei kasuta, et inglise keeles on sellele 35 sünonüümi, mida on tänapäeval internetist väga lihtne leida. Kas good on ka seal? Kindlasti on. Sest saksa keeles kogu aeg on see sõna. Hea. See on hea. No sünonüümide selline maailm ja inglise keeles üldse see sõnavara on nagu nii lai, et ja ka neid dialekte on nagu nii palju. Et ütle ausalt, kas sa vaatad filme subtiitritega või ilma? Üldiselt vaatan subtiitritega, jaa, sest see on mugavam. Sest ma olen mõnda filmi ka 2 korda vaadanud ja kui on hea, hästi tehtud film või seriaal, siis on seal selliseid detaile, mida märgata lisaks ainult dialoogile väga palju. Et ma arvan, et ma vaatajana võidan sellest, et ma ei pea nii palju kõrvad eritama. Ja ma olen kuulnud ka näiteks Briti televaatajate poolt, et on esitatud kaebusi, näiteks kui filmid on eetrisse läinud, et liiga palju on keerukaid aktsente, näiteks kas põhja-inglise või siis šoti. Mäletan David Tennanti kohta kunagi oli kaebus, et me ei saa midagi aru, selline krimisari oli nagu Broadchurch, et eriti näiteks ka Ameerika publikule on see keeruline aru saada. Ei no, kui ma vaataks nagu, minu lemmikud, eks ole, Veera ja kõik need, et ma ei saaks, ma arvan, paljudest asjadest aru. Seal ei ole ainult häälduse ja aktsendi asjad, seal on ka sõnavara on erinev. Kasutavad ju hoopis teist sõnavara. Issand jumal, nad teevad ikka nii häid krimkasi, püha jumal. On ju? Mis see lemmik on? Oi, no see on minu lemmik teema. Veera kindlasti, mida sa nimetasid. Ja ma olen neid ikka väga palju vaadanud, pean tunnistama. Aga üks kõige lemmikum on ka Eesti televisioonis mõned korrad linastunud eesti keelest on vist ära ostmatud. Line of Duty, mille kõige uuem värskem hooaeg kevadel BBC-s välja tuli ja seda anti vaatajatele sellisel vanakooli meetodil, et igal pühapäeval kell 9 oli üks osa, et keegi ei saaks midagi ette vaadata, keegi ei saaks midagi ette ära rääkida või rikkuda, et seda kuskil mujal nii-öelda striimina ei avaldatud ja see tekitas ikka kohutavalt suurt meediakära, kõik ajalehed, sotsiaalmeedia, uudised, intervjuud, et see oli nagu väga-väga suur. Aga ta on väga mitmekihiline ja mis just nimelt nende Briti krimiseriaalide juures on huvitav, on see, et see rõhk detailidele ja see, et sa väga pikka aega vaadates näiteks arvad, et sa juba saad aru, mis toimub, ja siis keeratakse kõik pea peale, selline see kõrgkvaliteet on see, mida mina hindan nende juures. Ja et ei ole siuke lihtne, et juba esimese 5 minuti jooksul saad aru, kes mõrvar on, eks ole, põhimõtteliselt, et seda... No üldiselt seda ei juhtu, jah. Aga neid filme on palju. Küsin su käest mõned küsimused. Vaatame, kas sa tead, kuhu me välja jõuame. Sa võiksid vastata üsna kiiresti. Esimene, mis sa nagu haarad kinni ja sul on üks jokker, nagu ikka, et sa ei pea vastama. Sa võid natukene analüüsida mõnda asja ja siis leida vastus. Ja mõned asjad on siin veel kooliga seotud natuke või haridusega üleüldiselt. Alustame. Süva või suva?
Ikka süva, ma arvan. Süva. Ingliskeelne süvaõppe tänapäeva maailmas, jah või ei? Pigem ei, sellepärast, et õpe on üleüldiselt inglise keele õppimine on juba niivõrd läbi põimunud ja juurdunud kõigega, et igas eluvaldkonnas ilma inglise keele või mõne muu võõrkeeleta ei ole võimalik. Et just nimelt ainult puhta inglise keelega ei saa, kui sa oled majandusvaldkonna või juuravaldkonna inimene või kui näiteks meil vilistlased tulevad kooli ja räägivad oma edusammudest, ma alati küsin, et on teil ka võõrkeel vajalik, kas te peate lugema materjale, siis tavaliselt ikka vastus on jah. C1 või B1? Ikka C1. Ütle mulle, riik ju tegelikult kirjutab ette B2, miks me üle paneme? Sellepärast, et nagu ma enne mainisin, siis Eesti noorte inglise keele oskus on kõrge ja kui on võimalus toetada seda kõrgemat keeleoskust ka dokumendiga, siis ja riigil on see võimalik, siis miks mitte? See on lisaväärtus. Ma olen täiesti nõus, aga ma kallan õli tulle, aga vaata meie vene keele tulemusi. See lisaväärtus unustatakse nagu ära. Kui paljud noored, kes lõpetavad gümnaasiumi, on vene keeles näiteks B1 tasemel? Miks ei võiks seda raha, mis läheb selle Cambridge'i eksami jaoks, suunata hoopis kuhugi sinna? Ma olen nõus sellega, et vene keele tase võiks kindlasti kõrgem olla. Selle küsimuse üle olen ma ka päris pikalt mõelnud ja kolleegidega seda arutanud ja ka meediast erinevaid artikleid lugenud. Ja ma jällegi ei oska nagu vastata, et miks see nii on, sest tegelikult sa ju tead ise, mis on see suhe, kui palju pannakse õppima vene keelt, kui palju saksa keelt teise võõrkeelena. Aga kuidas see väljund sealt selline nõrgapoolne kipub olema, ma ei teagi täpselt, mille taha see jääb. Mis sa teeksid või kuidas inglise keele õpetajad reageeriksid sellele, kui öeldakse, et me võtame teilt selle raha ära, sellepärast et me saame aru, et see on rohkem, kui riik tegelikult nõuab ja me paneme selle raha hoopis või selle ressursi või võtame teilt näiteks kursuseid ära või võtame teilt selle eksami, tasuta eksamise võimalus ära, et tegelikult ju saab ju leida õpilane omast taskust selle raha, et seda kinni maksta. Et kuidas sa arvad, et selline keskmine inglise keele õpetaja? No raha on alati ju teema, mis tekitab pingeid ja seda ei ole kunagi piisavalt. Aga selle poolt, et üks gümnaasiumist väljuv noor inimene võiks osata mitut võõrkeelt, vähemalt ju B2 tasemel, tegelikult ei ole ju mingi utoopiline mõte. Ja kindlasti ta ei peaks lahkuma sealt ainult inglise keele oskusega, et selle poolt olen ma väga. Ma loodan, et mina oma haridusteel kunagi näeksin seda. Mis sina arvad? Kas ma näen et seda? Nad oskavad rohkem laialdasemalt võõrkeeli. No kui nad on juba gümnaasiumi lõpetanud, siis tegelikult seda võõrkeelte õppimist pressib tagant ikkagi vajadus. Kui sul on töökohas vaja, kui sul on see ainuke võimalus ja sa saad sellega rohkem näiteks areneda, võib-olla nad ei näe seal põhikooli lõpus või gümnaasiumi alguses seda vajalikkust, et inglise keelega saabki ju kõik asjad ära ajada. Ja. Konna või vonna? Mitte kumbki. Jokker või? Tiia Timma ükskord söögilauas ütles, et tema kuuleb seda päris palju. Kas sina ka kuuled seda konna või vonna? No ikka tuleb ette, jah. Ma olen seda nagu püüdnud ikka kustutada üsna varakult. Et kui sellega 10. klassis tegeleda, et see on selline lohakas keel, kui me eesti keeles ütleme tult või näint või teint, ka ju ei ole hea toon, siis samamoodi me neid sõnu ei kasuta, nii et. Nii et see on su jokker, sa nüüd pead vastama. Ei, nendest küll mitte kumbki, jah. Okei. Distants või kontakt? No nendest valikutest ikka pigem kontakt. Rohkem palka või vähem tööd? Vähem tööd. Ja vähem palka? Sama palga eest. Õige, on ju. Räägitakse viimasel ajal sellest või see on läbi käinud, et noorel õpetajal, kes tuleb kooli või alustaval õpetajal, võiks olla 16 ainetundi nädalas. Mis sina näeksid, et mis oleks see, kus õpetaja saaks efektiivselt ja kvaliteetselt tööd teha? No ma arvan, et kuni 20, aga see noore õpetaja 16
on ka minu arvates täiesti õiglane. Ma olen seda nagu kõrvalt näinud noore kolleegi pealt. Kultuur või keel? Kultuur keele kaudu. Sa oled teinud nende aastate jooksul päris palju sellist lisatööd, et tuua seda kultuuri ja läbi sellega keelt ja keelelisi aspekte nagu lähemale. Et kui suurt rolli mängib see hariduses, et tehakse mingisuguseid mälumänge, võistluseid ja... No see on see aspekt, kus õpilased saavad ennast proovile panna praktiliselt näiteks selle keele kasutamisega, et nad näevadki, et sellel on ka koolis olemas mingi väljund, et mitte, et sa klassiruumis ainult teed lugemis- või kirjutamisülesandeid, vaid sa saad ka seda keelt ja oma kultuurilisi teadmisi praktiliselt ära kasutada. Ja ma arvan, et see on väga suur lisaväärtus õppetööle. Ja see kindlasti peab olema. Ja kontaktõppe puudumise ajal see oligi just see aspekt, millest me kõige rohkem puudust tundsime, sest väga mitmed üritused, mis 2 kevadel meil olid planeeritud, kahjuks ei saanud toimuma. Ja mul on olnud väga suurepärased kolleegid aastate jooksul, kellega selliseid ettevõtmisi teha, sest üksi ei tee sa kunagi selliseid asju. Miks sa seda teed? Sa võiksid ju lihtsalt seesama, see on see rutiinist välja tulek, see on põnev, sa teed hoopis midagi teistmoodi. See pakub endale väga palju. Isegi kui neid töötunde koguneb nende ürituste korraldamise perioodil, siis see on äge teha. Sa oled vist saba ja sarvedega õpetaja. Ega ma muud väga vist ei oska jah, et see klassi ees seismise koht on mul nagu turvapaik, et ma tunnen ennast seal väga hästi küll, jah. Püsti või seistes? Pigem ikka püsti. Ei, püsti või istudes? Püsti. Püsti, jah, küsisin. Jah, seistes. Seistes annad tundi? Jah. Vist enamus aega, eks ole? Jah. No sa oled nii pisike ka seal ees, et sa peadki, kui sa istud, siis keegi ei näe sind, eks ole. Ja no koolis alati õpetati, et õpetaja peab liikuma. Et sa ei või olla seal klassi ees ühe koha peal. Klassijuhataja või aineõpetaja? Aineõpetaja. Ja klassijuhatamine kütab sinus kirgi? See on väga raske töö. Ma väga imetlen kõiki õpetajaid, kes jõuavad tegeleda veel lisaks igapäevasele õpetamisele 36, 38 õpilasega, tundes igat peret, laste rõõme ja muresid jagada, neid aidata, korraldada, kokku panna. See ei ole lihtne töö. See on, saksa keeles on selline sõna nagu Übermensch, üliinimene. Giidiga või giidita? Giidiga. Giidiga. Sa ütlesid, et sa nagu muud ei oska ja tegelikult sa valetasid, Estre. Sa ei oskad. Sa tegeled Ma tahaksin osata, jaa. Mulle see, nagu ma ütlesin, ajalugu hakkas mulle üsna koolist hiljem huvi pakkuma ja kultuurilised teemad ja giiditöö muidugi, ma olen aru saanud, tegelikult hõlmab endas absoluutselt igasuguste valdkondade tundmist, mis on samas jälle huvitav, aga samas suur väljakutse ja keerukas seal loodusest arhitektuurini, ajalooni, inimeste tundmiseni ja nii edasi, et ma natukene olen saanud proovida. Räägi mõnest näitest, et mis tuuri sa nüüd viimati tegid, kuidas sa ette valmistasid, et kui keegi kuulajatest mõtleb ka, et see oleks lahe asi, mida õpetaja töö kõrvalt teha võib-olla. Ma ei ole neid tuure, kus ma olen osalenud nüüd päris ise koostanud, aga ma olen käinud küll jah, ühe eakate inimeste gruppidega Tartu pensionäriühendusest Kodukotus juba päris mitu aastat suvel tuuritamas mööda Eestimaad. Ja meie viimane ekskursioon viis meid Ida-Virumaale. Me käisime Kuremäe kloostris ja mööda Peipsiäärt sõitsime Ida-Virumaale ja käisime ka Illuka mõisas, kus ma ise ei olnudki enne käinud.
et seal ka kohapealne kooli esindaja, mõisakooli esindaja rääkis meile väga põnevalt sellest kooli ajaloost, et üks asi on see, et ma valmistan ise midagi ette, aga teine pool on see, et ma kuulan ka kohalikke lugusid ja aina rohkem saan teada, kui huvitavaid paiku Eestis siiski on, mida on kõike veel avastada. See on täitsa lõputu nii väikese riigi kohta. Nii et see on see, millest sa tahad praegu nagu veel paremaks saada ja... Jaa, mulle meeldiks seda teha, jaa. Õpetaja elu lõpuni jaa või ei? Ma arvan, et jah. Mul on olnud küll elus perioodi, aga ma mõtlen, et äkki võiks midagi muud üldse teha või proovida. No mis siis juhtub? Miks sa ei tee? Äkki on see sama tunnetus, et ma ju teen seda, ma loodan hästi, et mul on piisavalt kogemusi, aga samas ka piisavalt valmisolekut uut õppida kogu aeg. Ja muidugi see pikk suvevaheaeg, seda ei saa ka unustada. Mis hetkel need loobumised on olnud ja kas see on nagu ikka, et pigem kevadel ja? Kindlasti jah, võib-olla mingitel raskematel hetkedel, aga neid ei ole palju olnud, et nad on sellised võib-olla mööda minnes mõtted olnud, et aga äkki, mis siis, kui palju oled sa mõelnud nagu, et jah, et teen hästi ja oskan ja olen nagu tegelikult ju tippspetsialist enda alal. Ma tean palju, mul on kõik didaktika, meetodid, kõik. Et see palk, mis ma selle eest saan, ei ole nagu selle vääriline. Et kas on ka olnud see, et ma pean palga pärast muutma tööd? Nooremana võib-olla oli küll, sest ma olen õpetaja juba nii kaua olnud, et ma olen ikka päris igasuguseid arenguid ja muutusi selles näinud. Aga mul on hea meel tegelikult, et ju praegu õpetaja eriala siiski on muutunud populaarsemaks ja võib-olla see suhtumine õpetajatesse on ikkagi muutunud positiivsemaks. Sest ma mäletan, kui ma õpetajana alustasin, ma ei mäleta, millest see võis tingitud olla, aga kui klassikaaslased läksid õppima juurat, majandust ja muud sellist, siis see, et mina läksin nüüd õpetajaks, et see võib-olla ei olnud nagu mainimist väärt, et selline aeg oli. Kuigi, kui ma klassiõpetajaks õppima läksin, siis meid võeti vastu üle 60. Meid oli väga palju. Soovijaid oli palju. Milline õpetaja sa tahad olla? Ma tahaks olla õpetaja, kes leiab õpilastega hea kontakti, ühise keele, et õpetaja töö ei ole selline individuaalne esinemine klassi ees. Et ma olen ju seal õpilaste jaoks. Ja kindlasti tahaksin ma, et nad saaksid aru, et mina pean seda ainet oluliseks. Et ma ise teen seda sellise armastusega. Et võib-olla see ka natukene innustab neid edasi püüdlema. Kas sa oled kuri ka vahepeal või? Ma arvan, et ma olen olnud kurjem võib-olla noorena, et mind nagu kooli peal teati, et see on see kuri õpetaja. Aga ma olen viimaste aastate või 10 aasta jooksul mulle tundub ikka kõvasti leebunud. Pehmo? Jah. Oled sa pehmoks saanud või? Et mulle alati meeldib, kui õpetajate kohta öeldakse, et range, aga õiglane, siis ma mõtlen huvitav, et kuidas olla nagu selline, et õpilased tegelikult hindavad. Alati öeldi, et küll nad pärast hakkavad hindama seda, et nad ei saa aru, et miks sa mõnda asja teed, aga pärast ei saa enam paljude käest küsida. No, tulevad, ütlevad ise või räägivad kuskil, siis tunned, et luksud kuskil. Estra, nii tore oli. Nii tore oli. Kas sul on veel midagi hingel, mida sa tahaksid jagada minuga? No nagu sa alguses ütlesid, siis olin ma tõesti selline natukene ettevaatlik selle vestluse osas, et mis sellest kõigest välja tuleb ja see on minu jaoks täiesti uus olukord, aga sa oled selle kõik hästi selliseks õdusaks ja mugavaks teinud, nii et suur tänu sulle selle eest. Sul on seal tooli kõrval kommid, ära vaata. Silmad kinni sellest hooajast, võtad silmad kinni kommi, paned suhu, nii, natuke, ja, oota, natuke veel, vot nii, ja nüüd võta üks komm sealt, pane suhu ja ütle, mis maitse see on, ilma värvi nägemata. Selline praegu natuke nägu on selline... Hapukas selline õuna. Nagu hapuka maitsega. Aitäh sulle, Estra, nii tore oli. Aitäh sulle.
see oli Roosa Raadio järjekordne osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kunas me järgmine kord kohtume, eks seda näitab aeg. Auf Wiederhören! Roosa Raadio on nüüd ka Patreoni platvormil. Kuulaja saab näiteks valida 2 eurot kuus ja toetada sellega minu podcasti platvormi maksu.